Ma olen Risto ja ma tegelen e-autospordiga. Teen seda juba 4 või 5 aastat täitsa täiskohaga ja võiks öelda, et olen sõidumängudega või lihtsalt autospordiga seotud olnud terve elu. Nii noorelt, kui ma mäletan, siis olen alati mingeid automänge mänginud. Läksin suht varakult esimest korda kartiga sõitma, olen kardikoolis käinud, olen hobikardikeskuses töötanud võib-olla 8 hooaega kokku, teinud instruktoritööd, treeneritööd, natuke mehaanikutööd. Aga siis jah, mingist hetkest alates olen seda sõiduasja natuke tõsisemalt võtnud, et kuna mul nagu võistluskardis jäi sõitmine lühikeseks, sest see maksab nii palju, siis nagu oma kodus on alati võimalik põhimõtteliselt tasuta sõita ja olen seda nagu päris, isegi siis, kui ma seda nagu veel ärina ei teinud või täiskohaga, siis ma olen sealt nagu mingit taskuraha või auhinda alati saanud. See mind alati motiveerin nagu veidi veel rohkem pingutama ja siis jah, olen jõudnud sinna, et vist ongi juba mingi 10 aastat möödas mu esimesest nii-öelda palgast, mis ma olen nagu simulaatori peal saanud. Et tänaseks jah, olen jõudnud nii kaugele, et teen seda täiskohaga, olen välismaa meeskonnas, kus meil on sponsorid, kes mulle varustust pakuvad. Meil on Eestis juba 3 aastat vist on nagu Eesti meistrivõistlused, mis on nagu täitsa ametlikult Eesti Autospordiliidu poolt nagu toetatud, et saab aasta lõpus skaalale minna ja täitsa ennast nagu teiste päris autosportlastega võrdselt tunda. Ja siis veel sellest rääkides ma olen ka teist aastat Team Estonia ridades, mis on siis nagu Eesti olümpiasportlasi toetav organisatsioon, nii et jah, saan ennast nimetada professionaalseks sportlaseks simulaatori peal. Ning siis jah, sellel jaanipäeval olen minemas Singapuri, kus siis toimuvadki nagu e-olümpiamängud täitsa ametliku olümpiakomitee poolt, nii et see on minu jaoks natuke võõras keskkond. Ma muidu olen harjunud sõitma arvuti peal, kus kõik tõsisemad simulaatorid on, aga selles mõttes, et see nagu haare oleks võimalikult lai, et võimalikult paljude riikide osalejad saaksid osaleda, siis on jah, see olümpia nagu mängud tehtud PlayStationi peal ja Gran Turismo peal, millega ma pole umbes 15 aastat kokku puutunud, et ma kunagi lapsena mul muidugi oma PlayStation ja Gran Turismo oli, kus sai ka ikka väga palju selliseid sõitmise alttõdesid õpitud, aga nüüd mõnda aega pole seda saanud, aga nüüd olen jah, endale saanud PlayStationi, saanud Gran Turismo, kus siis vaikselt harjutada ja jah, nagu olümpial pole nagu selliseid suuri auhindu, nagu ma olen harjunud muidu suurte auhinnade peale sõitma, aga samas see kogu kogemus ja see, mida see tähendab, et olen saanud olümpial käia, kus on siis kõikide riikide esindajad kohal. Ja nüüd oleme siis Euronixis, kus on kõik need tooted väljas, millega mina harjutada saan. Alustades siis toolikomplektist, kogu sellest cockpitist, see on siis Placeit Trophy, täpselt sama, mis mul kodus on, mis tegelikult meenutab teiega legendaarset Placeit Challenge'it, nii-öelda kalamehe tooli, mis on tegelikult kõige soodsam variant üldse endale roolikomplekt kuhugi mujale külge panna kui laua külge. Et see on küll natuke niisugune pehme metall, et see rool veits liigub, aga samas see tooli disain, niisugune kotistool, see on nagu ülimugav, et sa saate täpselt pingesse tõmmata ümber oma tooli, see on ülihea. Näiteks Placeitil on ka niisugune tavalise tooliga disain, mis on küll natuke tummisem, aga näiteks minu seljale see väga mugav ei ole, pluss see on päris palju kallim, nii et tegelikult see kõige soodsam variant on väga kuluefektiivne. Aga siis jah, see Placeit Trophy on nagu sama disainiga, et see tool tegelikult on niisugune riie, mis on siia ümber selle raami tõmmatud, et sa saad seda krõpsudega täpselt enda järgi panna. Saad ka, ma ei tea, iga mõne aja tagant seda muuta, kus tahad natuke teistsugust kumerust endale. Ja siis siin on tegelikult ülimugav istuda ja siis samas see rooli nagu baas ja pedaalibaas on ülitummine, et tegelikult nagu peaaegu üldse ei liigu, nii et see on ülihea, et ta kindlasti on tugevam kui kõik need roolid, mis ma seal kasutan. Ja roolid ise jah, siin Euronixis on täiesti lahe valik, et siin on põhimõtteliselt saab roole nagu 3 jaotada, et Logitechil on siis nagu käikudega see mootorisüsteem, et mootor siis vahepeal on nagu käigud ja siis tuleb rooli. Siis Thrustmasteril on sama süsteem, aga rihmaga, et on niisugune rihmülekanne ja siis, mis mul kodus on muidugi arvuti peal on niisugune otseülekandega elektrimootorid, aga jah, need, mis siin on, Logitech ja Thrustmaster on täitsa PlayStationi jaoks sobivad, et mina ka siis olümpiaks harjutan Thrustmasteri rooli peal, see on sarnane variant sellega, aga natuke võimsam TGT2, kus siis ka on kõik nupud, mida võib vaja minna, et asju seadistada ka siin, kuna need on nagu ametlikult PlayStationi litsenseeritud, siis siin on kõik PlayStationi puldi nupud peal, kusjuures need roolid siin on omavahel päris võrdsed. Ja siis jah, kodus mul on Thrustmasteri sarnane versioon, mis on täiesti adekvaatne harjutamiseks.
ja mis siis on sama rool, mis on muidu siiamaani olümpiamängudel kasutatud. Ja on ka pedaalid, on siis Thrustmasteri täitsa tavalised T3 pedaalid. Siin küll nagu pidur pole loadcelliga, on tavalise vedruga, aga samas on ikkagi päris tummine. Ja ka pedaali käik on täitsa korralik, et saab moduleerida vaikselt. Ja siis jah, see on kogu see kupatus, mida siis vaja on, millega ma siis saan kodus harjutada ja olümpiaks valmistuda ja siin sees neid tunde palju veeta. Minu arust väga kompaktne ja mugav komplekt, et ei võta palju ruumi, samas on mugav pikalt sõita, nii et päris hea kombo. Aga jah, mu ootused olümpiaks peale selle, et muidugi kogemusi saada kaugelt maalt Singapurist ja näha, kuidas kogu see asi korraldatud on, eks ongi lihtsalt oma riiki võimalik tõesti esindada nagu olümpiasportlasele kohane ning jah, endast parim anda, aga lõpuks jah, kuigi kõik varustus annab asjale juurde ja ettevalmistus, siis lõpuks, mis tulemuse teeb, ongi lihtsalt see aeg, mis sa panustad harjutamisse. See ongi siuke täiskohaga töö, 8 tundi päevas põhimõtteliselt pead harjutama, nii et see nüüd on see, mis meid ees ootab, harjutamine ja paremaks saamine.